klubi Tartu Maraton peasponsor on SEB. Veel mõni hetk ja 30. SEB Tartu jooksumaraton algab. Rajale läheb umbes 4000 jooksjat, nende hulgas nii tipud, aga enamuses muidugi lihtsalt harrastajad, kes on tulnud veetma, tähistama päikeselist emadepäeva. Mis teid üldse motiveeris välja tulema? No rahvas, siis kindlasti ennast proovile panna vaja. Ja miks istuda niisama kodus, kui saab veel lõpusamalt. Juba tund enne starti käib Tehvandi staadionil paras sagimine. 23,4 kilomeetrit Otepäält Elvasse mõjub inimeste vaimule erinevalt. Ühed eelistavad pidada läbirääkimisi iseendaga, teised aga, ehk kõlab natuke veidraltki, saavad aga just sellisel pidupäeval sõpradega jälle kokku, et joviaalselt muljetada, nii nagu see argimelus ehk võimalik pole. Esimest korda paned end niimoodi proovile või oled juba vana tuntud jooksja? Ei, täitsa esimest korda. Marko Mägi rääkis ma ära paar päeva tagasi ja siis ma otsustasin selle väljakutse vastu võtta. Pidin peaaegu kinni maksma kõik selle lõbu. Kõige kallima hinna eest ennast regas muidugi siia. Millega sa Sandra ära veensid? Oma sportliku kehaehitusega, mis on jooksu tulemusena saavutatud. Ja siis ta vaadates mind tahtis ka omale sellist keha ja tuli. Ja ma arvan ka see, et üldiselt meie bändile tervikuna mõjub see hästi ainult et laval. See number on praegu üsna suur, aga no ma arvan, et kui täna sai ära jookseme, siis järgmine aasta tahaks ikka 3-kohalist numbrit näha. Kuidas Sandra tundub, on sul potentsiaali meeste tempos täna püsida või vastupidi, peavad nemad pingutama, et sinu tempos püsida? Me selle arutasime ja ma arvan, et eks näis Tiit muidugi tahab, et ma oleks üks musta töö tegija selle ees, et jäne ja siis ta viimasel kilomeetril läheb ja võidab, aga vaatame. Ei oska praegu öelda. Piinlik oleks ka natukene Sandralt pähe saada, siis mõttes me eks vaikka annan nendest varima. Aga mina luban, et ma ootan teid finišis ära. Mina ennem ära ei lähe. Kui tuntud folkmuusikud lähevad jooksma, siis koos nendega alustavad Tehvandilt ka kepikõndijad, kes veidi rohkem kui 20 kilomeetrit liiaks ei pea. Tartu linnapea nende seas. Mulle vaatab vastu väga enesekindel nägu, mis tähendab seda, et on saanud piisavalt treeningkilomeetreid alla, et täna rajale minna. Ütleme niimoodi, et liikumine on alati olnud üks osa minu elufilosoofiast ja tänase ilma puhul ei oleks mõistlik väga kodus olla ja eks see on üks emadepäeva kingitus ka, et minna ja liigutada ennast rajal, aga ma arvan seda, et tervisespordis tuleks väga palju reklaamida seda, et inimesed teeksid oma võimete kohaselt. Ja kui nad teevad seda oma võimete kohaselt, siis on kindel, et see emotsioon, mis finišis tuleb, on väga positiivne, et võib ka homme tööle minna rahulikult, nii et ma lähtun täna ikkagi oma sellisest heast füüsilisest vormist enda mõttes ja naudin seda päeva. Koos linnapea stardipauguga tõuseb kangas ning juubelimaratoni rajale tuiskab rohkem kui 4000 jooksusõpra. SEB Tartu jooksumaratonil tähistab see läbi aegade suurimat registreerujate arvu. Ees ootab korralik kross, millest esimesed kilomeetrid joostakse asfaldil, edasi aga kruusa- ja metsateedel, koos 2 vahefiniši ja 4 toitlustuspunktiga. Need on Kirikuküla, Paluveski, Ketneri ja Sassi. Ning siis hakkabki paistma Elva tervisespordikeskus ning kauaoodatud finiš, aga esialgu hulk magusat valu, mis hiljem ülevoolava rahulolutundega heastatud saab.
Jooksjad ei ole veel Otepää aedlinnast lahkudagi jõudnud, kuid esimene aimdus kiiremate meeste taktikast ja jõudude vahekorrast hakkab ilmnema. Pilti üritab teiste hulgas mahtuda ka number 195 Rasmus Pind. Etteruttavalt võib siiski öelda, et kõrgesse mängu noorel mehel asja veel polnud ning lõpuprotokollist tema nime ei leia. Viljar Vallimäe number 88 võistlejate rivi eesotsas on aga juba tuntud ja oodatud tegija. Kuu aja eest jooksis Viljar Hollandis Utrechti maratonil välja 4. koha, aeg siis 2:21:29. Mees ise räägib, et tunneb end asfaldil paremini, aga otsustas maksimumi püüda ka Lõuna-Eesti maastikul. No nii kui te nina Otepäält välja pistsite, olid sa juba teistest ees. Oli see kohe algusest peale paika pandud strateegia? No me alguses arvasime treeneriga, et tulevad mustad mehed ka starti, aga Etioopia mehi polnud ja siis me jätsime ikkagi taktika samaks. Ilja Nikolajev numbri all 2 läheb teisena, tempo aga vähemalt esialgu Vallimäe omast tagasihoidlikum. Ja siis juba suurem 7-meheline jälitajate punt. Liidrid lähenevad esimesele vahefinišile Kirikukülas, joostud on umbes 5 kilomeetrit. Vallimäe endiselt juhib, Nikolajev jääb maha 27 sekundit. Veel 15 sekundit ja tuleb grupist oma teed ja tempot läinud Hasso Paap. Edasi number 15 on Ivar Ivanov ja siis vanameister Margus Pirksaar. Samas rütmis tulevad Elar Vulla number 4 ja Tõnu Lillelaid number 7. Oleme Hellenurme lähistel, liider on läbinud umbes 13 kilomeetrit ning veel 10 minna ning tundub, et Viljar Vallimäe on teinud päris head tööd. Edu on säilinud. Vallimäe taktika joosta korralik ja kiire distantsi esimene pool veenab kõiki, et 2016. aasta olümpiamängude eesmärgiks võtnud luuakandi mees on täna teiselt planeedilt. Ka Ilja Nikolajevi jaoks, kes detsembris jooksis Torino maratonil Eesti eelmise aasta tippmargi. 10-aastase jooksustaažiga Nikolajev käis veebruaris põlvelõikusel. Vigastus hakkab tänaseks unustuse hõlma vajuma, kuid vahele jäänud talvine ettevalmistus ei luba täna Vallimäe tempole vastata. Vahe 5 aastat noorema konkurendiga on kärisenud minutile ja 4 sekundile. 3.-4. on nüüd Vulla ja Ivanov, nemad on Vallimäest taga 2,5 minutit. Alguses koos tulnud suurema jälitajate grupi järgmised mehed on omakorda 150 meetrit tagapool. Veidi tempos järgi andnud ja 3. koha loovutanud Hasso Paap, kes jookseb koos 2006. aasta jooksumaratoni võitja Margus Pirksaarega. Ilm Otepää ja Elva kandis on tõepoolest fantastiline. Päev varem puhunud rajust tormituulest ei ole midagi järgi. Päike paistab ja temperatuur veidi üle 10 kraadi ehk siinse laiuskraadi rahvale ideaalne. Väga hea, ilm on hea ja enestunne on hea ja väga mõnus. Raskelt läheb natukene, aga muidu on parem ka eelmine aasta, siuke hea ilm on, et pole väga palav ja ei ole külm ka. Et selles suhtes on väga hea joosta ja enestunne on hea, super võiks öelda. Väga hästi, siiamaani. Hästi, väga hästi teha. Parem on kui eelmine aasta. Mis on parem? Osalen nüüd esimest korda. Kõik on suurepärane, tempo on olnud väga hea. Natuke alla 8 kilomeetri on jäänud, tunnen hea. No nii hästi tuleb, esisaja mehed. Lõpus näed, oleme esisajas.
Hyvältä. Tosi hyvä. Kiva. Hästi läheb, nagu ikka. Alguses ei saa aru, miks ma siia tulin jälle oma raha eest ennast piinama. Aga nüüd poole peal on tore. Väga hästi näed. Aega on nii, et tapalt ruttu. Ma ei näe ilma prillidega. Jumal hästi. Raske on, aga lootust on lõppu jõuda. Kaua sa vastu pead meiega? Üle finišijoone läheb. 8 kilomeetrit on jäänud. Lõpp ei ole enam kaugel. Päris hea! See on mu kõige pikem jooks, mis ma elus teinud olen. Finišikoridor on valmis ja publik ootab. Kas esimene mees lõpusirgel on Viljar Vallimäe või keegi teine? Miks kanti üks jooksja finišisse kätel ja mida tegid metsa vahel ema-tütar Aunaste? Sellest kohe pärast pausi. Tartu jooksumaratoni lätted on 1983. aastas, kui sügisjooksu nime all peetud võistlus kulges Tartu tänavatel. 1999. aastal koliti Elvasse. Alates 2000. aastast kannab Tartu jooksuüritus Tartu jooksumaratoni nime ning toimub Otepää Elva marsruudil. Kui eelmisel aastal rändas jooksu esikoht Aafrikasse, siis tänavu jäi võit koju. Viljar Vallimäe võttis 23,4 kilomeetri pikkuse võistlusmaa teist poolt veidi kergemalt, ometi sai ta kindla võidu. Toomas Tarmi juhendamisel treeniv Vallimäe võis viimastel meetritel publikule patsigi lüüa. Tema võiduaeg 1:16.03 on parim, mille Eesti mees SEB Tartu jooksumaratonil, kui distants on 23,4 kilomeetrit, jooksnud on. Taivo Püü, tunamulluse võitja aeg, sai ümber joostud 8 sekundiga. Sa ei ole higigi lahti saanud, jooks oli niivõrd kerge? Ei, ega kerge ei ole, et rada on ikkagi küllaltki nõudlik ja tõusud ja langused, et tuleb ikkagi töötaja korralikult, aga eks tuul kujatas higi ära, et võib-olla selle tõttu lihtsalt ei ole nagu näha, et oleks nii palju pingutanud. Aga sellist nagu väga rasket hetke ei tekkinud, et päris kõik ei pidanud välja panema endast ikkagi õnneks. Ehkki vaheliidriga pidevalt kasvas, tuli uhkes üksinduses teisena Ilja Nikolajev. Kaotust kogunes Vallimäele 2 minutit ja 3 sekundit. Tundsin, et mingid keegi täna ainult Viljar saab nagu mulle nagu pakkuda konkurentsi. Teised on natukene, ütleme, Viljariga, meil on koos nagu kesktaso on nagu juba natukene üleval, et teised nagu. Sest kui me jooksime oma keskpärane tulemus, siis see on juba esimene ja teine koht nagu aru saada. Kulus veel 2,5 minutit, kuni tuli 3. mees. Kui 2 esimest võtsid kindlalt oma, siis 3. koht tuli välja võidelda. Pikalt Elar Vulla ja Hasso Paabiga koos jooksnud Ivar Ivanov raputas lõpuks ka viimased rivaalid kandadelt ning sai endalegi üllatuslikult kõrge 3. koha. Vaheldumisi, ütleme, kolmekesi niimoodi jõnksutasime, tõstsime seda tempot, et kui üks nagu ära väsis ees, siis hakkas kohe teine nagu jälle tempot tegema. Ja niimoodi käis niuke loksutamine ja lõpuks mina nagu olin kõige kergema jalaga lõpuks, teised väsisid ära ja nii nagu tuligi see 3. kohta. Et seetõttu, et kui keegi läks ette tempot tegema, pidi ikka kaasa minema, et ei saanud nagu vahet sisse lasta, et päris üksinda on ikka raske joosta. Vahuveini pritsimisega poodiumikohti tähistavate parimate meeste taustal kogu esikuuik. Margus Pirksaar 6., 5. koha mees Hasso Paap, 4. Elar Vulla, 3. Ivar Ivanov, 2. Ilja Nikolajev ning esimene ka 2 vahefiniši võidu eest kopsakad boonuspreemiad teeninud Viljar Vallimäe. Ja siin jookseb Eesti naiste pikamajooksu suveräänne valitseja. Homme 18. mail 35-aastaseks saav Evelin Talts. Hiljuti pääsme Londoni olümpiamängudele taganud Evelin jooksis elu esimese maratoni alles 30-selt. Tänaseks on ta mitte ainult kergejõustiku, vaid kogu meie spordi suurimaid üllatajaid. Tartu jooksumaratoni läbis ta ajaga 1:26:59,
mis üldarvestuses andis 20. koha. Järgmist naist Olga Andreevat edestas ta üle 5 minuti, 3. oli Meril Mägi. Ma arvan, et paremat perega ajaveetmisvõimalust ei olegi olemas, kui tulla koos perega metsa. Kuidas sa meeste keskel jooksmist üldse kirjeldad, et näed sa ümberringi kadedaid ära panna tahtvaid pilke sageli? On ikka jah, mõni on kohe, täna küll ei olnud sellist just, aga mõni on selline, et kohe lükkab, et võitlevad ja et nad on tugevamad ja kohe lükkavad täiesti peaaegu pikali. Ja no täna ka siin ei kippunud keegi väga vedama minema, et pidin üksi seal tööd tegema ja jooksti mu selja taga hoopis. Nii et ei mingit härrasmehelikult isegi emadepäeva puhul? Ei olnud näha jah. Käid ka vahel jooksmas? Jaa. Kui pikki maid sina jooksed? Ma ei tea, pole kunagi ära mõõtnud. Kes sinust saab? Näed sa, et võiks kunagi tulevikus ka sporti teha niimoodi juba palju ja põhjalikult? Vahest ikka, aga muidu ma tahaks ikka leiutajaks saada. Kes 23 kilomeetri vallutamiseks veel valmis pole, saab teravad elamused kätte 10 kilomeetri rajal, kas joostes või keppidega kõndides. Neid inimesi oli Elvas seekord ligi 1800. Nüüd aga oodates pikalt võistlusmaalt saabuvaid jooksuhuvilisi, elame kaasa päev varem Tartus Tähtvere spordipargis toimunud lasteüritustele. Sajad mudilased on tulnud oma sportliku laupäeva veetma siia tillujooksudele, mis toimuvad Tartu jooksumaratoni raames. Ja ehkki ametlikult paremusjärjestust ju ei selgitata ning kõik osavõtjad saavad võrdselt preemiaks nii medali kui jäätise, kohtab ka nendes jooksudes omajagu sportlikku dramaatikat. Muretuules lendu läinud nokkmütsiga oli pisku selle kõrval, mida elasid läbi Jaagup ja Märten. Nagu kaksikud tavaliselt ei saanud ju venda hätta jätta, isegi kui endal nutuvõru suu ümber. Koos on alati parem ka medalit kaela saada. Ja raske oli. Natuke liiga kiiresti alustasite või? Ei, alustasin nii nagu alustasime jah liiga kiiresti. Aga jõudsite ju ilusti kohale ja nüüd on juba kõik hästi, eks? Jah. Kokku osales lastejooksudel Tartus, Elvas ja Otepääl üle 2800 lapse. Nii mudilaste kui nende vanemate silmis säras ilus emotsioon. Jooks teeb tuju heaks. No te olete ikka päris pisikesega starti tulnud. Esimene võistlus jah, 11-kuune. Kuidas läks? Väga hästi, läbisime. Rada oli hea, aga pinged lõid neiul üle pea. Mis see tähendab? Tähendab seda, et ta pelgab suuri rohesid asju. Kuidas läks? Hästi. Oli raske joosta? Jooksid kogu aeg või tuli natukene kõndida ka? Jooksin. Kas natukene trügimist oli ka palju lapsi, eks? Jaa. No kuidas tütar hakkama sai? Üllatavalt hästi, eelmise aastaga võrreldes oli edusammud ikka väga suured. Eelmine aasta ikka oli vahepeal tahtis sülle tagasi ka, aga no see aasta oli minul probleemid, et tal järel püsida. Nii et eelmine aasta ära ei ehmatanud, oli nõus vabatahtlikult tulema ka uuesti? Tal on ikka see, et kui võistluste teema on, siis ikka ta on kohe hommikust saadik on kohe äksi täis, et tahab kohe tulla. Vahepeal puhkasin ja siis vahepeal panin kiiremini jooksin. Täna oli head tingimused. Tuul oli natuke suur. Ei sadanud ja oli soe. Silkasid kõigil eest ära? Sa oled trenni poiss kohe või? Jah. Kus sa teed trenni või kui palju? No ikka päris palju teen kodus trenni. Üksinda või? Ei, koos emmega ja isiga. Sa oled üksi tulnud või sõpradega? Sõpradega. Mis seltskond on, koolikaaslased või?
koolikaaslased, osad on sõbrad. Kas koolis saab kehalise kasvatuse eest parema hinde ka siis, kui käid siin jooksmas või? Jah. Saabki või? Nii et õpetaja saatis või? Ei, aga ta vahepeal ütleb, et võiks käia. Tagasi Elvasse. Baltikumi suurima murdmaajooksu finiš võtab nüüd vastu neid, kellele ajast ja kohast lõpuprotokollis tähtsam on mõnusalt veedetud aeg. Olgu siis sõpradega, töökaaslastega või perega. Emapäevaks lubasin, et ma võin üle finišijoone. Jaksas küll poeg? Jaksaks. Ta tahtis varem juba, aga ma ei olnud nõus. Kuidas kokkuvõttes need kilomeetrid tundusid? Ei, 10 ei olnud palju. Tema tuli 23 pealt, tema pidi mind ootama, et kokkuleppest kinni pidada. Nii et kui pikaks see paus siis metsa vahel kujunes? Ligi tund. Stardis ma vaatasin, et läksite jooksuga minema, kui palju selle vankri või käru järel õnnestus tegelikult 10 kilomeetrist joosta? No ütleme, kuna teine on ka tulekul, siis paraku ega joosta ei saa. Olete varem käinud ka jooksmas? Ja olen küll, 5 kord on see aasta. Nii et ei raatsi vahel jätta isegi siis, kui väiksed lapsed? Ei. Aga neljapäeval käisin selle raja läbi 2 käruga, nii et täna oli kerge. Täna oli väga kerge. Hea viis tähistada emadepäeva? Absoluutselt. Kus ma jätan ta? Ta levitab kõigile nii lõbus. Kuidas konkurendid rajal suhtuvad autoriteeti? Ma ei tea, me lihtsalt lobiseme, et see lobisemine käib, kui see on juba rütmiga sisse harjutatu. Et tegelikult kui ma trenni ütlesin ta trenni, siis ma ka tihtipeale laula joosuaigu või ta on just tuu jaos, et siis ka kõnelemine teistega raja peale ei sekka. Kõik meie vastupidamine on, aga kiirust ei ole. Tuli natuke vaeva näha? Jah, aga mõnus oli. Meil on oma Facebooki jooksutiim, keda me esindame ja seal on 2 korda nädalas treeningud ja meie treener lihtsalt ei luba meil mitte tulla. Hoidsid telekaamera tarvis, spordi tarvis natukene jõudu veel, jah? Ma viimase jõu, et vähemalt 1 koha ehk saan tagasi. Kuidas see 23 kilomeetrit tundus täna? Poole olime koos abikaasaga, kellel vaeldamatult oli jõudu rohkem, aga väga mõnus oli. Tõeliselt nauditav rada, väga hea ilm. Oleks võinud isegi tibavihma olla. Abikaasal oli jõudu rohkem, see tähendab, et tema on juba ära tulnud või? Jaa, ma arvan, et ta üks ikka 6-7 minutiga edestas mind, et ta on natuke rohkem trenni teinud siis. Kuidas see 23 kilomeetrit tervikuna tundus? Väga hästi, väga kerge. Lausa, jah? Näost ei ole kindlasti näha, aga tegelikult oli mõnus. Kui raja peal olete, siis kas nooremate inimeste, ma ei tea, meesterahvaste, tütarlaste pilku ka vahel silmate, et vaatavad, et mis toimub? Oi, väga vaatavad. Isegi siin peale seda poolmaratoni lõppu noored poisid ütlesid, et no kuidas küll. Ma ütlesin, kui jooksega 30 aastat, küll te siis ka saate niimoodi joosta. Et ei ole midagi. Tütar on ju jonnakas ja peale käib. Ta sundis mind seda tegema. Ma lootsin küll, et ma saan surra nii, et ma ei pea nii pikki distantse ületama või läbima. No see oli emadepäevaks paras karistus, jah? Me tegime tegelikult selle 3 käsi, ma olen väga rõõmsal, et me seda ilusat ilma saime siin nautida. Kas siin oli mingi strateegia või taktika ka, kuidas need 10 kilomeetrit läbida? Otsustasin jõuda finišisse täpselt selleks hetkeks, kui Tartu linnapea mind isiklikult tervitab. Üle boordi, aga ikkagi. Palju õnne, ilus näha siin. Otsustasime järgmisel aastal võtta 23 kilomeetrise distantsi. Ei olnud nali.
SEB 30. Tartu jooksumaratoni finišijoone ületas enam inimesi kui varasematel aastatel, kokku 3612 osalejat. Koos lasteüritustega osales Tartu jooksumaratoni sündmustel 6763 spordisõpra. Korraldajad on rahul ja pange tähele, võimalik, et lähiaastad toovad mõningaid muudatusi rajatrassi osas. Me tahame ühe talvise Tartu maratoni lõigu valmistada ette ka selliselt, et oleks võimalik siis jooksumaratoni rada natukene enne finišit muuta ja siis joosta võimalikult palju just legendaarse Tartu maratoni rajal. Nii et see on võib-olla just see muutus, mis võib siin kas juba järgmisel aastal või siis ülejärgmisel aastal kõne alla tulla. Need olid emotsionaalsed killukesed 30. juubelimaratonilt. Uus võimalus end siin proovile panna tuleb aasta pärast, mis on piisavalt pikk aeg, et vaim ja keha valmis panna. Tartu nelikürituse raames ootab pärast suusa- ja jooksumaratoni ees 3. vaatus SEB 31. Tartu rattaralli. Seega kohtumiseni 27. mail. Klubi Tartu Maraton peasponsor on SEB.